Tere, head Viljandi inimesed! Minuga on järgmine kandidaat nendel kohalikel valimistel Viljandi linnas, Innar Susi. Tervist! Tere! Et võib-olla Innar alustuseks natuke räägid, et millega sa tegelenud oled, et inimestele ennast kõigile tuttavaks teha. Tere kõigile! Mina olen elupõline viljandlane, sünnilt viljandlane on ju. Siis kui mina sündisin, oli veel sünnitusmaja Viljandis. See sündmus juhtus siis aastal 1964 ja pärast seda olen ma praktiliselt terve eluga Viljandis elanud, välja arvatud 2 aastat Nõukogude armees ja 5 aastat Tallinna Tehnikaülikoolis elektroonikat õppides. Aga mis su töötaust kogemused on, et mis valdkonnas toimetanud oled? Alates 1995 olen ma toimetanud ettevõtjana, koos Illimar Toomiga oli au asutada selline tuntud firma nagu Toom Tekstiil, mis siis tänaseni eksisteerib edukalt, ainult muutis siis 2020 oma nime Paragon Sleepiks. Ja seal ma olen täitnud siis erinevaid, kuidas öelda, positsioone, alates müügist, ostust, tootmisest, praktiliselt terve amplaa, mis tootval ettevõttel on vaja. Sa oled ka ühes huvitavas ettevõttes siin viimastel aastatel kokku puutunud ja ringmajandusega natuke tegelenud, et võib-olla räägid sellest ka, et mis selle ettevõtmise taust on? Jah, mind kutsuti osalema nõukogu liikmena sellises Tallinna Sadamale kuuluvas jäätmekäitlusettevõttes nagu Green Marine. Siis selle töö sisuks on nagu firmal vedelate, õliseguste jäätmete vastuvõtmine laevadelt, nende ümbertöötlemine või eraldatakse sealt uuesti naftaprodukt ja mis siis valdavalt Leedus töödeldakse siis uuesti mingisuguseks kütuseks. See on nagu üks tegevusala. Teine suht uuem on see, et Eestis on kogu aeg probleeme lammutusjäätmete kogumise ja töötlemisega, et mis sellega teha. Et paar aastat tagasi avas siis Green Marine Maardus tehase, mis siis seda probleemi lahendab, et kus eraldatakse siis ehituslammutusjäätmetest sorditi osad ja siis leitakse igale mingi kasutusvaldkond. Aga kui sa vaatad jäätmekäitlust ja kogu seda nagu ütleme linna kontekstis, et mis me saaks teha võib-olla paremini või kuhu suunas areneda, et suurendada, ma ei tea, kas või jäätmete ringlust, aga samamoodi ka seda käitlust parandada? Esimene asi on, tuleb inimestele selgitada, kuidas jäätmeid on mõistlik korjata, sellepärast nagu kurja juur jäätmekäitluses on see, kui pannakse biojäätmed muude jäätmetega kokku, et see praktiliselt teeb kogu selle massi ligaseks ja sealt veel midagi kasutatavat välja korjata. Ma arvan, et kõik saavad aru, et see on väga ebameeldiv tegevus, et sellega kaasnevad erinevad lõhnad ja närilised ja nii edasi, et ühesõnaga mõistlik oleks kõigepealt teadvustada inimestele, et biojäätmete koht on biojäätmete kastis või siis kellel on koduaias kompostrid, siis seal ja mitte segaolmejäätmete hulgas. Aga muidugi, kui nüüd vaadata niimoodi üleriigiliselt, siis me oleme natuke võib-olla selle jäätme liigiti kogumisega läinud liiga spetsiifiliseks, et tegelikult Eesti on unikaalne riik selles suhtes, et meil on olemas pürolüüsi tehnoloogia, et me oskame juba, ma ei tea, 100 aastat teha põlevkivist õlisid, on ju. Tegelikult see sama tehnoloogia suudaks suurepäraselt ka plastijäätmetest näiteks õli teha, on ju. On palju selliseid plastijäätmeid, mida ei ole mõtet liigiti välja sorteerida, vaid ühtse massina reaktorisse pannes me vähendaksime tunduvalt kõiki neid kogumiskulusid, pesemiskulusid, vedamiskulusid, et see oleks see suund, nagu kus Eesti võiks olla maailmas selline täiesti pioneer, on ju. Ja eks siin Eestis üht-teist proovitakse ju teha ka on ju rehvidega tehtud katseid, aga eks need edulugu jääb siin võib-olla mõningase koordineerimise taha. Aga linna poolt ka, kas sa näed siis seda, et me peaks selgemalt ütlema ette, et mis seda liigiti kogumist teha või suurendada võimalusi või tuua see kuidagi lähemale inimesele, et just nagu eile oli
konverents, mis puudutas elektroonikajäätmete liigiti kogumist. On ju. Eestis on seal probleeme nende Euroopa Liidu normatiivide täitmisega, et kogutakse liiga väikest protsenti. Seal ma osalesin ka nagu ühe ideena, võiks nagu selle esile tuua, et tegelikult inimene ei hakka näiteks väikeste elektrooniliste seadmetega, ma ei tea, läheb kohvikann katki või kõigil on kindlasti kodus karbid täis neid laadjaid, mis on Nokia telefonide ajast, millega ei ole midagi teha, või telefon ise, et nende äraandmine, täna käiks Viljandis niimoodi, et tuleb minna jäätmejaama järjekorda, see töötab kella 5-ni, palju aega kulutada, et mõistlik oleks teha selle jaoks ka nagu koht kogumine, et kas siis mõnes elektroonikapoes või ma ei tea, turuplatsil või et see oleks nagu inimesele lihtsam. Ja teine nagu jäätmeliik, eks ole, praegu on teemaks Euroopa Liidus, et kriitilised toormaterjalid nagu tuleks võimalikult hästi kokku koguda. Kui me näiteks täna vahetame oma kodus elektrisüsteemi, siis me näiteks vanu kaableid ära anda ei saa, on ju. Sellepärast, et see on Eestis on keelatud neid eraisikutelt kokku osta. Ja ei ole ka seda jäätmeliiki näiteks jäätmejaamas, et tasuta ära anda. Et me peaksime nagu viima nad jäätmejaama, maksma sellest segaolmejäätme raha, aga ühesõnaga, kui palju selliseid teadlikke kodanikke on, kes on nõus nagu vase äraandmise eest peale maksma, eks. Siin on nagu need mõned ehk siis teha lihtsamaks tegelikult nii linnaelanikule seda ja teha ka selgemaks võib-olla aru saama, et mida võiks koguda ja linna poolt tegelikult neid kogumiskohtpunkte nagu juurde teha. Muidugi valukoht on see ka, et kindlasti kõik on kokku puutunud, et oled teadlik, paned omale selle pakendikotti autosse, siis sa jõuad sinna kasti juurde ja kast on täis. On ju. Sa nagu peaksid selle siis koju tagasi viima, on ju, aga kui paar korda on selline asi sinuga juhtunud, siis su teadlikkus sorteerimiseks natukene langeb või motivatsioon. Siin on sellised korralduslikud kohad väikest. Aga võib-olla lõpetuseks korraks veel nagu laiemalt ka, et sul on pikk hea ettevõtja kogemus, erasektori taust ja et kui sa vaatad nagu linna majandamist ja kogu nagu linna sükest eelarvepilti ja oled ka eelarvekomisjoniga kokku puutunud siin, et tegutsenud siin ka, et mis võib-olla valikuid või otsuseid me peaks tegema ka linna eelarve ja linna majandamise mõttes, kui sa vaatad siit järgmist 4 aastat edasi? Kindlasti tuleks kõigi nende osutatavate teenuste esiteks nimist üle vaadata, kas neid kõiki on vaja ja teine asi vaadata, et kõik need osutatavad teenused oleks tehtud siis võimalikult ökonoomselt, et siin on nagu varasemalt ka juttu olnud, et paljud ringid on näiteks dubleeritud, et ma ei tea, kitarri saab õppida võib-olla 3 kohas ja igas käib 3 inimest, on ju, aga siis võiks ju need 9 inimest käia ühes kohas ja vajadusel juhendajad vahetuda, kõik need ruumide kulud, valguse kulud, et oleks nagu tunduvalt et vaadata linna või tervikuna seda, et era- ja tegelikult avalik sektor töötaks nagu rohkem koos, me ei kaotaks nagu nendes võimalustes, aga samas saaksime optimaalsemate ressursse kasutada, on see kokkuvõte tegelikult. Tavaline perekond, et sul ikkagi kulud ei tohi kestvalt tulusid ületada, on ju, et siis kui kulud on suuremad, ma ei tea, siis keegi peab minema täiendava kohaga tööle või kaua nagu selline olukord, kus kulud on tuludest suuremad, üldiselt ei ole jätkusuutlik, et siis 2 asja, et kas sa korrigeerid seda ise või siis tuleb pank ja ütleb, et koli väiksemasse korterisse või võtab üldse ära. Tuleb teha mõistlikke valikuid. Kas otsustab sinust keegi teine või otsustad ise, on ju, et see muud varianti ei ole, et eks Viljandis üldse rääkida sellest tuludest ja kuludest selge see, et kõik tulud tekivad ju ainult 2 kohast esimest korda, on ju. Tööstusest või põllumajandusest, on ju. Kõik muud sektorid jagavad seda esimest tulu nagu ringi. Et on need õpetajad, arstid, juuksurid, on ju, need saavad raha, mis on tekkinud esimest korda tööstusest või põllumajandusest. Eksportiva töökohad, mis loovad tegelikult täiendavaid teenindavaid kohti, on ju. Absoluutselt, et ja siin peab vaatama nagu selle Viljandis on täna see murekoht just selles, et elanikkond väheneb, et ütleme, mõistlik oleks siia
luua niisugust kaasaegset uut ettevõtlust, on ju, mis tooks rohkem lisaväärtust, ei oleks ainult õmblemine näiteks, on ju. Aga seda ju täna segabki see, et ega meil enam nagu vaba seda tööjõuressurssi ei ole ja see, kes on, see ka paraku nagu vananeb, et noh, tuleks leida need variandid ja minu arust praegusel linna peal on ka siin palju häid ideid, et kuidas rohkem nagu tuua noori Viljandisse tööle ja siis need, kes juba Viljandi päritolu, et need tuleksid nagu siia tagasi, on ju, et see on meie nagu see, kuidas öelda, jätkusuutlikkuse valem, et ega muidu see vanem põlvkond ühel heal päeval on ta pensionil ja siis tööülevõtteid ei ole, ja siis vastavalt sellele ka siis langeb kohe ju linna tulubaas ja on uued hädad. Nii on. Aga aitäh, Innar, nende heade mõtete eest. Nii et aitäh kõigile kuulajatele, vaatajatele ja järgmiste meie kandidaatideni.